Räägime maatrikstoodete impordist. Maatrikstoodete impordiks peaks tegema veidi eeltööd. Kui maatrikstoodetel on sellised variatsioonid, mis vajavad täiendavaid tunnuseid dimensioonidena, siis tuleb need eelnevalt kirjeldada. Ehk kõik seaded, laoseaded dimensioonid alt on meil olemas praegu Color ja Size. Need on kõikidel kontodel vaikimisi ja Color on siin konkreetsete värvidega ning Size on konkreetsete SML suurustega. Kui aga klient vajab teistsuguseid dimensioone, siis peaks ta lisama erinevates keeltes siis näiteks jalatsi suuruse. Ma teistes keeltes praegu ei pane, ma piirdun eesti keelega ja neid konkreetseid väärtusi tegelikult vaja ei ole. Ja samamoodi, kui tal on värvi tunnus kuidagi teisiti, kui värvi nimetusega, hoopis värvikoodiga, siis ta võib tegelikult lisada ka uue dimensiooni vajadusel. Ja edasi tema fail peab siis olema järgmiste nõuetega. Ehk selles failis peab olema maatrikstoote kood, maatrikstoote EAN-i kood 3 tootjakoodi kasutatakse arve, et tihtipeale need ei ole vajalikud. Lisaks kindlasti maatrikstoote nimi, mis kajastab ka seda konkreetset mudelit, antud juhul on Adidase jalatsitega tegemist. Edasi võib olla ka maatrikstootel kirjeldused lühike, pikk erinevates keeltes, antud juhul on need tühjad. Lisaks võib olla ka siis kas neto- või brutohind maatrikstootel endal, aga väga oluline see ei ole, sest tegelikult me müüme ju ikkagi variatsioone, et see hind on palju olulisem. Kindlasti peab olema variatsioonikood, kus on siis ka suuruse ja värvitunnused, siis antud juhul peaks olema, kui kasutuses on EAN, siis ka konkreetselt EAN koodid üldjuhul numbrina. Peaks olema ka siis variatsiooni nimi koos kõikide tunnustega ja kas siis variatsiooni kirjeldused, hinnad, neto või bruto või mõlemad, ühik, antud juhul siis on teine ühik kui tavapäraselt, et on soovitud ka see paar välja tuua, aga kindlasti siis dimensiooni väärtus ja antud toodetel on siis värv ja jalatsi suurus. Ja maatrikstooteks teebki ta see, et tal on vähemalt üks dimensiooni väärtus määratud ja maksimaalselt saab 3 olla määratud ühel tootel. Muidu võib neid dimensiooni väärtusi olla selles tabelis ka rohkem. Peaasi, et nad on seal laoseadete all üldise nimetusega kirjeldatud. Ja kõik muu, nii nagu ikka toodete impordil, bränd, tootja võib-olla, päritolumaa, hankija, võib-olla eristatakse ka kuidagi siis tooteseeriat, tähtsusgruppi, et nii vastavalt vajadusele. Muudatusi praegu ei teinud, ma panen selle tabeli kinni. Ja importi ennast tehakse siis ladu ja import products beta all.
kui te kohe valite faili välja, siis tegelikult on tavatoodete import. Ehk Matrix toodete impordi jaoks pean ma klikkima ka siin import Matrix products. Seejärel küsitakse mu käest, et kuidas ma tuvastan Matrix tooteid endaid, kas siis koodi, EAN koodi või nime järgi ja kuidas ma tuvastan variatsiooni, no jällegi kas koodi järgi, aga tihtipeale on hoopis valitud EAN selleks, aga ta eeldab muidugi, et kõikidel toodetel selles Matrix toodete tabelis on ka variatsiooni EAN. Lisaks, mida ma tahan teha, kas ma tahan ainult lisada ja update ida või ainult lisada või ainult update ida, et ma saan seda konkreetselt määrata. Siis mida ma teen seni arhiveeritud toodetega, et mul tabelis on üks rida päiseks, nii nagu selles failis ka oli, ja kui selles tabelis on ka kogused ehk inventory registration, quantity ja price täidetud, siis saan ka valida konkreetse lao, kuhu see siis arvele võetakse. Ma võin alati siit võtta ka download example product template, laadida ta alla ja avada, ehk mul on ka selline näidis, kuhu ma vajadusel võin siis neid tooteid hakata lisama. Ja nagu öeldud, neid veerge võib tegelikult ka juurde kirjeldada, kui need ei ole seal näidises kõik kuvatud. Panin selle konkreetse faili välja tänase kuupäeva järgi, kuna ma olen ta täna teinud. Open ja võtan preview. Previews kuvatakse mulle faili järgi minu tabeli päis nimetused ja ERPLi rea peal tuleb mul leida antud väärtusele siis ERPLi väärtus ehk teha mapping. Ja Matrix toote kood ongi siis tegelikult see M-kood, nii et kui te jätate tabelis, oletegi selle Exceli tabeli teinud näidise alusel, siis võimalik, et need nimetused on teil juba õiged, aga muidu tuleb lihtsalt vastav vaste leida. EAN on siis Matrix, UPC EAN, juhul kui ta on olemas, Matrix kood, manufacturer kood Matrixile, edasi Matrix name, aga nüüd ühte asja tuleks tegelikult arvestada, et sellisel juhul, kui teil tegelikult on vajadus mitme keele järgi, siis oleks mõistlik ka sellel kontol kasutuses olevate keelte osas teha täiendus tabelisse ja lisada ka Matrix name eng, russ, võib-olla ka finn, kui sellel kontol on soome keel või mõni muu keel. Sest muidu seesama eestikeelne nimetus läheb ka inglise, venekeelse ja nii edasi toodete nimetuseks. Antud juhul, kuna ta on nii rahvusvahelise välimusega, siis ta tegelikult ka sobib. Sama lugu on Matrix toote siis lühikse ja pika kirjeldusega antud tabelis on siis tegelikult see tühi, aga võimalik on siis, et meil on ka erinevates keeltes lühike ja pikk kirjeldus välja toodud. Tulenevalt nüüd vajadustest võin ma ka valida siia Matrix toote hinna siis neto või bruto vastavalt, kuidas ta siis siia kuvatud on.
Edasi kindlasti peab mul siis olema selles tabelis variatsiooni tootekood ehk V-kood, variatsiooni EAN, võimalik, et mul on määratud ka variatsiooni siis kood 3 ehk V-kood 3, manufacturer ehk tootjakood, variatsiooni nimetus ja sama lugu, et kui meil on erinevates keeltes, siis ma peaksin ka sellega arvestama. Ja antud juhul on mul vaja siis variatsiooni jaoks kirjeldust ehk V-description, lühike kirjeldus, V-long description ja võimalik, et see peaks kirjeldus olema ka mingites teistes keeltes, aga sellisel juhul tuleb ERPLi helpdeskile teada anda, et me saaksime teile lisada vastavad kirjelduse väljad ja nende importimise võimalus. Maksimaalselt võib lühike ja pikk kirjeldus olla kuni 4 keeles. Kui vajadus on rohkema arvu kirjelduse järgi, kirjelduse väljade järgi, siis kasutatakse tegelikult atribuute, pikki atribuute ja need me saame teile ka siis lisada. Lisaks on siis variatsiooni kas neto või brutohind, antud juhul on ta siis valitud brutohind, võib olla ka product cost, mis on siis informatiivne laohind. Antud juhul on kõik tooted vaikimisi 20% käibemaksuga, seega ma ei peaks siia käibemaksu väärtust valima. Kui teil on aga erinevate käibemaksudega, siis kindlasti peaks panema siia ka käibemaksu protsendi. Ja samamoodi, kui teil osa tooteid on käibemaksu vabad, siis need peaksid kindlasti ka siin olema välja toodud. No võimalik, et on ka kaalud, antud juhul ei ole ka restock orderit ja reorder pointi ja restock levelit. No kõik tooted on aktiivsed. Dimensioonidena ka materjali ei ole meil kasutuses, küll aga on meil siis värvitunnus ja jalatsi suuruse tunnus oluline. Jalatsi suurus. Ja kindlasti ei tohiks seda siis kuidagi paigast ära ajada. Võimalik, et mul on ka mingisugune hinnakiri, ehk ma otsin siit üles siis price listi. Aga antud kontol mul siiski hinnakirjasid ei ole kasutuses, seega ma peaksin eraldi liigutusega hinnakirja hiljem sisse lugema. Ja edasi ma võiksin ka importida siis mingisugused kogused, aga see eeldaks, et mul peaks olema nii kogus kui ka siis laohind ja kuna mul seda ei ole, siis ma seda praegu ka ei kasuta. Lisaks võib olla mul määratud tootegrupp, kuhu see toode kuulub, tooteseeria, tähtsusgrupp, hankija, mis on siis maatriksile ja variatsioonile sama lugu päritolumaaga, tootjaga, brändiga
ja kas ma tahan teda näidata e-poes, on ka siis võimalik määrata show in web shop. Ja nende andmetega lähen siis importima. Kõigepealt esimesed 10 toodet loetakse testiks sisse. Neid võib üle vaadata, kui see import on ära tehtud. Ja klikkides siis siia on võimalik see üle vaadata ja seejärel jätkatakse impordiga ning ja sellisel juhul muidugi, kui ta on korras, siis jätkatakse impordiga. Kui aga avastatakse, et see tulemus ei ole rahuldav, siis muidugi tuleb siit ära minna, kuid arvestada tuleb, et esimesed 10 rida ka reaalselt imporditi sisse, mis tähendavad seda, et need tuleks ka siis ära arhiveerida. Aga praegu siis see import võtab vähekese aega. Selles impordi tabelis ei tohi olla ühtegi valemit, et ühtegi hinda ei tohiks olla valemitega kuvatud, et seda tuleb kindlasti eelnevalt kontrollida. Ja siis ta kuvab siia ka oodatavat nii-öelda kestvust sellel impordil ja see ei pruugi väga täpne olla, et kui ta näitab teile sinna väga tunde, siis tegelikult see on ka tõeliselt maksimumaeg, pigem võtab ta vähem aega. Ja te saate võtta, ja seda tuleks ka teha, siit laadides alla sellise faili, saate te nii-öelda selle impordi logi, ehk siin on näha, et tehti update ja siis hakati neid uuendama, et need esimesed 10 rida ja siis loeti ülejäänud ka. Siin on praegu selge, et ühtegi probleemi ei olnud, kõik tooted loeti sisse, kui aga oleks siin teade kas skipped või error, siis Ctrl F ja otsides siis errori sõna järgi, mida ta praegu ei leia, tuleks siis need konkreetsed tooted üle vaadata ja teha omad järeldused, et miks ta neid niimoodi kuvas. Aga antud juhul on siis BIM tootekatalogi lisatud ridamisi tooteid. Neid kuvatakse vaikimisi M+-iga ehk kuvatakse ainult maatrikstoodet. Nende vaatamiseks M+-il klikkides kuvatakse variatsioone. Või siis on variant, et me valime siit filtrist juba, et kuvatakse ka maatriksvariatsioone ja ütleme otsi. Et erinevus on siis see, et kui muidu nad olid mitte iseseisvad, siis nüüd kuvatakse neid MV-ga, et ongi see variatsioon, neil on ka siin arhiveerimise nupud kõik olemas, et nad on nagu selles mõttes täiesti tavalised tooted. Ja maatrikstootel klikkides näeb neid maatrikstooteid ka siit maatrikstoote nupu alt. Ja edasi on juba nii nagu maatrikstoodetega ikka.